tänu issand vihma eest, et kasvab, ma ei peagi minema välja kasvama, täna vähemalt. Ja isa, me täname issand, et sinul on meile sõna öelda ja issand, me täname kõige eest, issand, sina oled kuningas, sina oled issand, sa tuled issand ja tuled meile järgi ja ühtedele kättemaksu, teistele igavest elu ja issand, kõik, sina oled õiglane kohtunik ja kõik sundigu sinu head meelt järgi ja ma palun issand, et kõik, mis on sinu pühast vaimust, tuleks meie südames, issand, et me saaksime meelt parandada ja muuta meie südames sinu sarnasemaks, issand, ja kõik, mis ei ole, lase ühest kõrvast sisse ja teisest välja ärgu tehku mingit kahju. Isa, võtta kogu see õhtu üle, issand, et me räägiksime sinu vaimust ja oleksime, issand, sulle igatpidi meeldida, püüdes alandlikud sinu ees, Jeesuse nimel, aamen. Nii, et ma annan kohe sõna siis oma armsad naisele Susannale. Armu ja rahu. Kirjakoha loen hoopis Efesuse 5. peatükist 6. salmist alates. Ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Ärge siis saage nende kaaslasteks, sest varem te olite pimeduses, nüüd aga olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. Valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões. Uurige, mis on issandale meelepärane. Ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. Tänane jutt tuleb usust ja usaldusest, lootusest ja armastusest. Alustame sellega, et lapsed on matkijad. Sest inimesed õpivad kõike matkimise teel. Lapsed usaldavad kõiges oma vanemaid. Me õpime rääkima, kuuldes oma vanemaid rääkimas. Me õpime nõusid pesema, vaadates ema või ka isa nõusid pesemas. Me õpime Jeesust armastama või Jeesust mitte armastama, nähes, kuidas meie vanemad Jeesust armastavad või ei armasta. Nii pahedes kui ka voorustes hakkavad lapsed oma vanemate moodi välja nägema. Kui laps on kadedust ja kurjust täis, on ta seda õppinud enamasti vanemate pealt. Kui laps on lahke ja heatahtlik, on seegi vanematelt. Vanematena me mõistame, kui oluline on olla hea eeskuju, et olla matkimist väärt. Jeesus ütles meile, et puud tuntakse viljast. Kui Paulus kirjutas Timoteosele juhiseid, käskis ta tal olla oma kogudusele eeskujuks. Ärgu keegi sind nooruse pärast põlaku, vaid ole usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus ja puhtuses. 1. Timoteose 4.12. Timoteos pidi olema eeskujuks jumalakartliku mõtlemise ja eluviisiga ning teadma, et tema kogudus hakkab teda paratamatult jäljendama. Heas või halvas hakkavad nad oma pastori käitumist peegeldama. Esiteks tahakki mõtiskleda selle üle, mida tähendab olla eeskujulik usklik. Omada sellist usku, mida teised jäljendavad ja see aitab neil saada rohkem Kristuse sarnaseks. Kas minul on selline usk? Kui inimesed mind jäljendavad, kas nad siis jäljendavad ka Jeesust? On päris suur väljakutse ja päris aus küsimus. Ärge nüüd arvake, et ma seda on. Ma usun, et ma olen sel teel kasvamas ja ma lähen selle poole. Arutluses usust ei saa aga seda lahutada armastusest, sõnast, mis sellele järgneb. Paulus kirjutab need sõnad sageli koos. Ta teeb seda kirjas Thessaloniklastele, kirjutades Timoteosele ja kirjas Filemonile. Siin on paar näidet. Aga nüüd, kui Timoteos on teie juurest meie juurde tulnud ja on meile toonud head sõnumid teie usust ja armastusest, ja
ma tänan oma Jumalat alati, kui ma teid oma palvetes meeles pean, sest ma kuulen teid armastusest ja usust, mis teil on. Miks Paulus neid sõnu nii sageli seob? Ma arvan, et see on sellepärast nii, et need mõlemad on kristlasele vajalikud tunnused. Kristlasel peab olema usk ja ta peab usku üles näitama. Kristlasel peab olema armastus ja ta peab armastust üles näitama. Kristlane ilma usu ja armastuseta polegi üldse kristlane. Kui näeme Paulust ütlemas Timoteusele, et ta annaks usklikele armastuse eeskuju, pole siis üllatav, et ta mainib ka kohe usku. Paulus ütleb ka Timoteusele, et ta peab oma usus eeskujuks olema, oma usalduses Jumala vastu, oma ustavuses Jeesuse vastu, oma toetumises Jumalale päästmise osas ja kõiges, mis sellele järgneb. Samas Paulus võib öelda Timoteusele, et ta peab olema ustavuses eeskujuks, olema oma päästvast usust lähtuvas elus, oma pühendumuses kristlikule elule, oma truuduses kõigile piibli käskudele nii kristlasena või teenijana. Algne kreeka keel toetab mõlemat, nii et usalduse ja ustavuse võimalust siis teoloogide kommentaarid jagunevad nende vahel pooleks. Näiteks John Stott ütleb, et sõna võib tähendada kas usaldust Jumala ja Kristuse vastu või usaldusväärsust, kristlikku truudust või mõlemat. Aga kui mõtelda, et kas me peame tegelikult valima, siis need kaks sõna, usaldus ja ustavus, on nii tihedalt seotud. Usklikuks olemiseks peab olema usk ja tõelist usku ei saa olla ilma ustavust üles näitamata. Seega, kui ustavust pole ka õiget Kristuse usku. Sügavaim usk viib kõige ustavama kristliku eluni. Seega on kõige parem järeldada, et Paulus soovib kõigepealt, et Timoteus oleks eeskujuks oma usus, oma vankumatus usalduses Jeesusesse Kristusesse, oma usalduses Jumala sõna vastu, oma toetumises Jumala tõotustele, kõiges, mida Paulus oli talle õpetanud vaimse isana. Charles Spurgeon on öelnud, usk on uskumine, et Kristus on see, kelleks ta on öeldud ja et ta teeb seda, mida ta on lubanud teha ning seejärel temalt seda oodata. Paulus soovis oma noorele jüngrile kindlasti mitte vähemat. Ta tahtis, et Timoteusel oleks eeskujulik usk, et kui keegi tema koguduses küsiks, mis tähendab usku omada, peaksid nad suutma Timoteust vaadata, et leida vastus. Inimene, kellel on selline kogu südamest Jumalale lootmine, elab paratamatult vankumatut usklikku elu. Tema usk viib ustavuseni. Jerry Bridge on öelnud, ustav inimene on see, kes on usaldusväärne, lojaalne ja kellele saab kõigis oma suhetes loota ning kes on kõigis oma asjades absoluutselt aus ja eetiline. Tema kaljukindel kindlus Jumalas ei piirdu ainult tema sisemise inimesega, vaid voolab välja kogu elus ja igas elu otsuses ja kohustuses. Tema usk on nii hea, nii tugev, et ei saa jääda varjatuks. Timoteusel tuleb näidata seda eeskujulikku ustavust, pühenduda täielikult pühakirja iga sõna elluviimisele. Ta peab pühenduma kuulekusele, pühadusele, armastusele. Kui keegi tema koguduses küsiks, mis tähendab olla ustav, peab ta suutma Timoteost vaadata, et leida vastus. Miks Timoteos? Timoteost me peame võrdlema koguduse vanemaga. Olen ise mitu korda pidanud korrigeerima vastpöördunuid, et 2. Timoteuse 4.2, et kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või järg, olgu noomi manitse, julgusta iga pika meelega ja õpetamisega, kirjutatakse noorele koguduse vanemale, mitte vastpöördunud kristlasele, kellel pole kõik kiri veel lõpuni söödud. Aga Timoteusel pidi olema see nii tugev sisemine usk, kui ka tõendid selle usu välise toimimise kohta. Kuigi ta oli noorem kui paljud tema koguduse liikmed, pidi ta siiski oma kohustusena nägema seda. Ta pidi olema kindel, et isegi noorema mehena võib tal olla usk ja ustavus, mida tasub jäljendada. Timoteuse usk algas pühakirjast, vankumatust usaldusest piibli tõe järele.
Timoteos pidi end sõnaga täitma ja seejärel laskma sellel sõnal endast välja voolata. Tema usk sõnasse ja sõna Jumalasse voolaks üles ustavuseks. Sa ei saa olla ustav ilma usuta ja sul ei saa olla usku ilma piiblita. Paljudel kristlastel on kiusatus uskuda, et ustavust saab kõige paremini tõestada suurtel ja avalikel viisidel. Ometi kiidab piibel ustavust just väikestes asjades ja kutsub seejärel üles olema ustav suuremates asjadest. See on kirjas ka Luuka 16:10, kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Frederick Brotherhunt pakub välja järgmise väljakutse. Ära raiska oma aega suurte võimaluste ootamisele ja igatsemisele, mis ei pruugi kunagi tulla, vaid tegele ustavalt väikeste asjadega, mis alati sinu tähelepanu nõuavad. Minu üks lemmik usukindral ja usude õpetaja Derek Prince on öelnud, selline armastus, mida Jumal meilt ootab, tuleb meie elus ainult ühest asjast ja see on usk. Mõned inimesed kipuvad armastust usu arvelt ülistama. Nende suhtumine on, ainus mis loeb on armastus, ärge rääkige mulle liiga palju usust. Aga see on ebaloogiline ja vastuoluline. Mitte et armastus poleks ülimalt oluline asi, vaid sellepärast, et selline armastus saab meie ellu tulla ja meie kaudu väljenduda ainult usu kaudu. Usk on sellise armastuse omamise ja väljendamise eeltingimus. Paulus ütleb kirjas Galaatlastele 5:6, sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi. Ainus, mis loeb, on usk, mis avaldub armastuse kaudu. Me ei tohi kunagi usku ja armastust lahutada. Me võime öelda, et meil on usk ja olla oma usu üle uhked, aga kui see armastust ei tekita, on see tegelikult väärtusetu. Või paneme kogu oma rõhu armastusele ja öelda, armastus on see, mis tegelikult loeb, aga me ei tohi unustada tõsiasjad, et ainus tee sellise armastuseni on usk. Jumala armastuse taastootmiseks pole muud võimalust kui Jumala usu kaudu. Niisiis, kui me lihtsalt ütleme inimestele, et te peate olema armastavad, peate üksteist armastama, aga me ei anna nendele kätte usu võtit, siis me lihtsalt petame neid ja ka iseennast. Jumala armastust ei saa proovides ja tegelikult armastust proovides ei tule. See on lihtne, aga väga sügav ja selge fakt. Seega, kui keegi ütleb, et abiellu, kui sul pole armastust ja lisab, et küll see tuleb hiljem, siis ta valetab Jumalale ja iseendale. Sellisel kristlasel on vaja usku ja viia ennast täielikult risti alla ja Jumal annab õige armastuse, sellise, mis meeldib ka Jumalale. Lihtsam on tuua seda näite kaudu. Oletame, kui Margus ütleks oma kallile naisele, ma tõesti püüan sind armastada. Kas sa arvad, et ta naisele oleks hea meel ja ta hindaks seda? Või siis mitte? Või mis juhtuma hakkab? Sest inimese armastusmise püüdmine on tegelikult ülestunnistus, et sa ei armasta teda. Ja inimeste armastamise püüdmine on üldiselt ülestunnistus, et meil pole ka Jumala armastust. See ei tule proovimise ja tahtmise ja käsu kaudu. Et kuidas see tuleb? See tuleb usu läbi. Usk, kui see on Jumala usk, uussünni kaudu vabastab meie südametes ja eludes Jumala armastuse ning selle armastuseni pole muud teed. 1. Johannese 3:17-18 ütleb, kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Ainus, mis loeb, on usk, mis väljendub armastuse kaudu. Ja kui meil on usk, siis on meil ka armastus, siis me ei tea teesklema ja ega imalaid avaldusi tegema, siis peab see olema mu tegudest näha, et minus on armastus. Usu läbi tuleb ka Jumala kartus, mis minu arvates on kõige paremini kirjas Kolossa 3:25. Teadmine, teenige Issandat Kristust, sest kes teeb ülekohut, saab kätte, mis on teinud ülekohut ja ei ole mingit erapoolikust.
Kas siin kõlab kuskilt läbi tänapäeval üha levimum valeõpetus, et kõik on makstud ja Jumal on armastus ja ta ei karista kedagi? David Campbell on öelnud, et taevas sündinud usk ja taevas sündinud armastus käivad ilmselgelt käsikäes. Üks on alati teisega koos. Uuesti sünd saab loomulikult alguse pühast vaimust. Ta tuleb meie juurde meie vaimses surnud olekus ja hingab meisse uut elu ja tulemuseks on nii usk kui ka armastus. Ühelt poolt tekitab uuesti sünd usku, just seetõttu, et vaim tuleb meie juurde elu andva väega kristliku elu alguses, suudame me Kristusesse uskuda. Ja just pühast vaimust saame me ka kristliku armastuse, sest armastus on kohalolu ja töö esimene mainitud vili, Galaatia 5:22. Kui usk ja armastus eksisteerivad koos, on see tõend, et oleme tõeliselt uuesti sündinud. Me võime usku ja armastust seostada ka ühendusega Kristusega. Usk ühendab meid Kristusega. Kristuse enda elu voolab meie omasse ja just tema elu meis annab meile armastava südame meie kaaskristlaste vastu, sest Kristus armastab oma rahvast. Seega need, kes on temas ja jagavad tema elu, on kindlasti samuti armastavad, just nagu tema. Me võime need kaks siduda ka kuulekusega. Heebrealaste 11 õpetab, et usk väljendub kuulekuses. Abrahami kohta käiv osa algab sellega, et usu läbi kuuletus Abraham. Salm 8 on see. Usk on kogu kristliku kuulekuse juur. Me usume, et Jumal on meile andnud sellise ja sellise käsu ning et meie kohustus on sellele kuuletuda. Ja siin on üks selline käsk. See pärineb Jeesuse enda suust. Ma annan teile uue käsu, armastage üksteist. Nõnda, nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Johannese 13:34. Kui me oleme tõelised usklikud, siis me armastame üksteist. Meie usk avaldub kuulekuses sellele Jumala tahte seisukohal ja tulemuseks on vennalik armastus. Lõpuks võime ühendada usu ja armastuse käsikäes oleku päästmise enda olemusega. Usu läbi me otsime päästet Kristuselt. Usu läbi meid päästetakse. Aga päästetakse millest? Patust. Ja kõik armastuse ebaõnnestumised on patt. Seega on paratamatult pääste, mis tuleb meile usu kaudu Jeesusesse, pääste, mis vabastab meid isekast ja armastusetusest käitumisest ning tekitab meis selle vastandi. Seepärast ongi usk ja armastus alati koos. Usk Kristusesse ja armastus kõigi pühade vastu. Päästev usk ei ole seega surnud asi. See tekitab alati armastust. Samuti ei jää see nähtamatuks, sest armastust leidub alati selle seltskonnas ja armastus ilmutab end alati. Tõeline usklik on armastav usklik. Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame oma vendi. On Johannese 3:14. Pühad kolmikut, usku, lootust ja armastust leidub siis Uues Testamendis päris mitu korda koos. Enamik kristlastest oskavad tsiteerida 1. Korintlaste 13:13, ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Teisi viiteid neile voorustele võib leida Pauluse kirjadest, Peetruse kirjadest ja ka kirjast heebrealastele. Jack Reep on kirjutanud, usk, lootus ja armastus ei ole pühakirjas meelde jääv ühekordne näide, see on aluspõhimõte. Kui eelmine nädal lugesin mitu korda Thessaloniklaste kirju, siis Thessaloniklaste 1:3 lehelt kõnetas mind salm, meelde tuletades teie teokat usku ja töökat armastust ning vastupidavat lootust meie issanda Jeesuse Kristuse peale, Jumala ja meie isa palge ees. Mis Paulus tegi? Paulus kiitis Thessalonika usklikke järgmiste asjade eest. Nende töö eest, mis on sündinud usust, nende töö eest, mida ajendab armastus ja nende vastupidavuse eest, mida inspireerib lootus. Kui meie kristlik usk, lootus ja armastus kasvavad, võime oodata vastavat suurenemist
oma töös, vaevas ja vastupidavuses. See on osa normaalsest kristlikust kasvust ja küpsusest. Lugedes seda lõiku, tekkis mul tunne, et Paulusel oligi ees silmes kindel järjekord. Usk eelneb tööle, mitte vastupidi. Armastus viib vaevani, mitte vastupidi. Lootus annab vastupidavuse. Meie töö issanda heaks on vastus tema armastusele, mitte katse tema armastust ära teenida. Siin ei saa ju mainimata jätta ka Tammsaare teost, mida nii valesti tsiteeritakse, et tee tööd, siis tuleb ka armastus, aga kui lehte pöörata, hakkab järgmine peatükk sõnaga, aga armastust ei tulnud. Paulusel on palju parem lahendus, ta kirjutas, mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele, on Kolosslaste 3:23. Meie töö issanda heaks on vastus tema armastusele, mitte katse tema armastust ära teenida. Paulus käsitleb selgelt ja oskuslikult Jumala armu ja meie tegude vahelist seost kirjas Efeslastele 2:8-10. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teiste enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Olles saanud Jumala armu, see on põhjus, töötame või näeme vaeva, et teenida teda ja tema kuningriiki viisil, milleks ta on meid varustanud ja väe andnud, mis on tagajärg. Kui me pöörame need kaks omal vastutusel ümber, võime me kaotada tema väe, mis viib meid siis pettumusele ja mitte ootuspärastele tulemustele. See on siis isetegevus ja mille tagajärjeks on kindlasti läbikukkumine. Ja see pole ilus vaatepilt. Parim nõuanne on kontrollida kõndides kitsal rajal, et ka Jeesus lähedal oleks, mitte joosta ees või jääda maha, vaid kõndideks koos temaga. Lootus annab vastupidavust. Elu ei ole alati meeldiv teekond. Me ütleme, et elus juhtub asju, aga lootus toetab meid. Roomlaste 5:3-5 julgustab meid, aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Paulus kasutab taas põhjuse ja tagajärje seost, sest Jumal on oma armastuse välja vananud meie südametesse. See on põhjus ja lootus ei jäta hätta, mis on siis selle tagajärg. Tänu meie lootusele nii Jumala praeguses kui ka tulevases kuningriigis on meil vastupidavust edasi pürgida. Paulus ütles seda nii, ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Filiplaste 3:14. Jumal on meile lubanud, et tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks. See on kirjas 2. Peetruse 1:3. Mulle meeldib endiselt kuulda teiste heakskiitu. Siiski ei juhi mind enam vajadus ega ka minu inimlik püüdlus välja teenida Jumala armastus ja heakskiitu. Ma olen kindel nii oma töös kui ka oma suhetes Jeesuse Kristusega. Me võime usku ja armastust seostada ka ühendusega Kristusega. Usk ühendab meid Kristusega. Ja siin oli veel üks asi, scrollides Instagrami, lugesin seda Reelsi, su mõistus usub alati kõike, mida sa talle räägid. Seega toida oma mõistust usuga, toida teda tõega ja toida teda armastusega. Filiplaste 4:8-9 on suurepärane juhend. Viimaks veel vennad, mis iganes on tõene, mis on auväärne, mis on õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ning rahu Jumal on siis teiega. Nii lihtne see ongi. Usu definitsiooniks on parimad. Heebrealaste 11:1. Usk on loodetava tõelisus,
nähtamatute asjade tõendus. Efeslaste 3:17 ütleb, et Kristus usu kaudu elaks teie südametes. Efeslaste kirjas jätkab 6:16, kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Ja näiteks veel 2 Korintlaste 5:7, sest me käime usus, mitte nägemises. Tõde on kirjas psalm 25:5, juhata mind oma tões ja õpeta mind, sest sina oled mu päästja Jumal ja sinus on mu lootus kogu päeva. Ja Johannese 1:17, sest seadus on antud Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Armastusest on Efeslaste 5:1-2, võtke nüüd Jumala eeskujuks nagu armastatud lapsed ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. Ja ka Luuka 10, tema vastas, armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligemest kui iseennast nõutakse täielikku pühendumist. Ja Kolosslaste 3:14, aga üle kõige selle olgu armastus, see on täieslik side. Ja kui me toidame oma mõistust selle usu ja tõe ja armastusega, siis saame me aru, et usku ja armastust ei saa eraldada. Kui sa oled usus, siis sa saad armastada, siis sa oled ustav ja sa loodad kõiges Jumala peale. Kui on mõni pahameel mõne kristlase vastu, siis lahendus on paluda Jumalalt usku ja armastust ja tema saab ka su südamele panna palsamit ja tervendada haavad. Me peame olema ustavad Jumalale ja Jeesusele Kristusele ja tema kannab meie südamete eest hoolt paremini, kui me ise kunagi suudaksime. Aitäh! Ja, kirjutatud issand, armastus on selline asi, jah. Et me oleme siin ka armastuskeskkond, armastame üksteisi. Oleme ristinud inimesi, õnnistanud neid ja tegeleme tegelikult asjadega, mida peab tegelema siin koguduses. Ja kui ma ütleks oma naisele, et ma proovin sind armastada, siis me saame matuseid ka pidada. Et see asi ei ole proovimine. See ei ole nii, et see kuidagi tuleb kuskilt. Niimoodi see asi ei käi. Jumal usk ja siis tuleb armastus. Ja see ongi niimoodi. Jumal vaata ütleb, Jeesus ütleb Luuka 4:19, et kui ta tuli, vaata, ta on läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid ja kuulutama issandale meelepärast aastat. Praegu on see meelepärane aasta juba 2000 aastat. Issandale meelepärast aastat on kuulutatud ja nüüd tuleb see teine pool, mis hakkab tulema, Jesaja 61, seesama, millest ta tsiteeris seda ja keeranud rullraamatu kokku, andis Jeesus sünagoogi teenri kätte, istus maha ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid, anditi teda. Tema hakkas neile rääkima, täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Kõik, mis Jumal on Vanas Testamendis ütleb, kõik läheb täide. Ja see on Luuka 4:18 oli siis. Ja Jesaja 61:2 ütleb selle samat asja, et kuulutame, et avama issanda Jumala vaima minu peal, sest issand on mind võitnud, ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele. Alandlikele antakse armu, alandlikele parandama neid, kellel on murtud südamed saavad tröösti, kuulutama vabadust vangidele, kes on igasugustes teemalikkudes ahelates, nendele vabadust, avama pimedate silmi, kui oled vaimselt pime, saad nägijaks, kui oled täielikult pime, saad nägijaks, kuulutama issandale meelepärast aastat. Ja nüüd on see teine pool, millest Jeesus tookord ei maininud, see kiri ei olnud täide läinud.
on kuulutama issandale, mille pärast aastan ja meie Jumala kättemaksupäeva. No, see asi hakkab varsti täide minema, Jumala kättemaksupäev. Siin me natukene rääkisime siin, et Jumal annab selle asja, et ütleb oma rahvale, annab meile annab nagu ühe juhtnööri. Vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Seda ta ütleb meile endale ja meie anname siis vastust, kas meid lasti eksitada või mitte. Kui meie laseme ennast eksitada, siis ütleb Jumal, et siis olen mina, Jumal, selle prohveti eksitaja. See näeme seda, et Jumal annab vastutuse meile, me peame olema valvsad, et keegi meid ei eksitaks. Ja Maatuse 24 ja kõik, vaadake, valeprohvetid tuleb, vaata, et teid ei eksitata. Ja see on meile öeldud, et me peaksime valvel olema, et mitte mingisuguseid eksitusi ei tuleks. Seepärast, et siis on issand Jumal see, kes meid eksitab. Ja seda ei taha mitte keegi. Et armastus on väga hea, et seda kuulutatakse ja loomulikult ma tahan ise armastust, kes ei tahaks armastada. Kõik tahavad, et mind armastatakse seda teist. Ikkagi tahavad. Armastus on niivõrd hea. Aga Jumal on loonud vaata meid Edeni aias, kui ta juba Adame luges, ütles, et tehke ta Jumala näo järgi. Ja tehke enda nii nagu meie. Ja siis langasid ära ja siis nad tundsid ka, nüüd nad on tundnud head ja kurja nagu meiegi on. Nii et kuri on ka olemas täielikult ja et head ja kurja, me tunneme siin praegu, Jeesus, kui käis maal, öeldi, et ta kasvas Jumala tarkuses ja õppis tundma head ja kurja ja valima head. Ja meil on ka siin maa peal, me näeme head ja kurja kristlast ja head, praegu olid ka kristlane kui võitud, olid, ütleme, kurjad Jumala inimesed, kes tõid Jeesus ristid, on ju? Ei olnud maailma inimesed, kurjad tegid seal, toimetasid seal preestri ameteid ja värke ja nemad olid need, kes olid kurjad ja lõid Jeesuse õige risti seal ja kurjust on igal pool. Ja õpid tundma head ja kurja ja valima head ja nõnda ka meiega me peame valima head kõige selle kurjuse keskel, seepärast, et see maailm on tigeda vaimuses. Aga me peame ka selgeks tegema, et armastusel on olemas kaks poolt, millest ka ei taha palju rääkida. Mina räägin, saan mööda päidi jalgu, vahet ei ole, mina räägin, sest ma loen seda. Armastusel on teine pool ja see on viha. Ja see on püha viha ja kõige parem näide on enda elus kas või kuskilt võtta. Neid olukordi on väga palju. Kui me oleme Kristuse pruudid ja sul on mingi oma ruut, ja sina oled seal ja lähed ükskord oma pruudile seal külla ja vaikselt ette ei ütle ka ja teed ukse lahti ja vaatad, et teki alt paistavad välja paali jalad. Keegi on tal kaisus. Sul tuleb esimene asi, kõik on korras, pole häda midagi. Ei, sa oled püha viha täis. Sa esiteks annad selle paalile korraliku keretäie, võib-olla saab tüdruk ka, aga sa saad väga-väga kurjaks. Ja Jumal on täpselt samamoodi. Kui tema leiab, et minu lapsed ei käi tões ja semmivad maailma patuga, siis me satume Jumala viha alla, mis ei ole enam nii lihtne, vaid on päris raske. Ja üks kõige raskemaid proove on kindlasti mammona proov, kes mammona proovi on läbi elanud, kukkunud seal läbi, rahad kaotanud või midagi, autod kaotanud, majas ei kaotanud. Ja pärast, on kurvastust, aga pärast on rõõmu palju, sest et issand kasvatas sind enda külge. Nüüd loodad issanda peale ja tema käest saad. Ei ole kerged ja enda käest, aga see teeb alanlikuks. Kogu aeg ei ole midagi, kogu aeg peab põlitama ja tuleb. Ühesõnaga, ja issanda käest saad ja ta niimoodi teeb. Ja tema näiteks on samamoodi, et kõige viimane asi on, et ütleb metsaline, valitsused, võimud, metsaline tuleb, ütleb väga selgelt, et Jumal ütleb seal oma sõnas ilmutuse raamatus.
kui keegi kummardab ja ta ütles, et ta tegi, see metsaline tegi, et nii pisikesed kui suured vabad ja orjad võtaksid endale märgi otsa ette ja käe peale ja keegi muu ei saaks osta, kui ainult see, kellel on metsalise nimi või arv käe peal ja otsaesisel, osta, müüa midagi ei saa. See on tegelikult niisugune koht, mis Jumala rahvas peab tegema absoluutse valiku. Kas Paal, metsaline või siis Jumal. Ja siis ta seal Paal kirja edasi ütleb kohe selle oma viha valamise asja välja ja ütleb, kui keegi kummardab kuju, seda ütleb Jumal kohe seal, kui keegi kummardab metsalist ja seda kuju, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis on lahjendamatult tema vihakarikasse valatud. Nii et see on nüüd see pool, millest tegelikult me peame aru saama. Kui Jumal on ainult armastus, siis meil ei ole vaja teda karta. Nagu Jumal on ka püha viha, küll me siis kardame. Ja kui Jumala kartus on kurja vihkamine. Kui me õpetussõnades loeme, et mis asi on Jumala kartus, et see on kurja vihkamine, ma vihkan halbu eluviise ja pööras suud, nagu seal kirjutatud on, siis ei ole vaja palju mõelda, et mille pärast on Jumala kartus kurja vihkamine. Seepärast, et sa tead, kui sa kurja teed, saad sa peksa. Ja jälle palveränduri teekonnas võid väga selgelt sealt vaadata, kuidas John Bournile selle ilusti ära tehti, Bournile, et Jumala vaim näitas talle ilusti ette, kus kohas läksid valele teele, läksid seal bravuuritsid ja uhkustasid seal oma andidega ja siis kukkusid puuri ja siis muidugi Jumal ütles ette, et hüüdke appi ja ma tõmban neid välja. Ega meil tõmbatakse igalt poolt välja, kus me hüüame Jeesus ja tuleb välja. Ja temal ka hüüdsid seal, tõmmati puurist välja, aga siis ingel tuli ja käskis neil pikali maha minna ja ingel nüpeldas nad korralikult läbi ja siis nad tänasid keretäie eest ja tulid üles ja jaksid edasi. Et ühesõnaga, siis sa tead, et sind on õigele teele tagasi paisatud, sa said korraliku keretäie kätte ja enam siis ei lähe tegema. Seepärast, kes on ihulikult kannatanud, on lakanud patustamast, ütleb Piibel. Ja kui meie oleme Jumala inimesed siis, ja oleme Jumala looming, siis me väga hästi teame, et vahepeal võib tulla mingi viha ka. Ja näiteks, kui sul üldse viha ei tule, siis on minu arust mingi loits sul juba peal. Näiteks, kui sa näed, et kõik on nii kuri ja kõik on niisugused kurjad inimesed pealt, siis äkki öeldakse, kõik on kõrres. Oled seal, siis on sul mingi loitsu all. Tegelikult sa pead ägama lause, mis asja nad seal teevad, issand alasta. Seest peab olema selline tunne, et lõpetage juba ükskord ära. Tulge mõistusele. Vaata, selline peab olema. Sa ei saa olla lihtne peale vaata, kui asi kõik metsa läheb. Seepärast Jumala vaim hakkab varsti inglitele varsti ütleb, et minge lennake ümber maakera ja pange ümber maa ja pange pitserid otsa ette, Jumala pitser. Meil on vaja Jumala pitser. Need, kes hägavad jõleduste pärast. Ja jõledusi on praegu väga palju ja kui meie jäi jäga jõleduste pärast, siis me oleme juba väga jamal teel. Kui me vaatame, las käib, las ta olla. Lihtsalt oleme armastuse mullis siin ja lihtsalt oleme. Ja. Proovime käsku täita, käsu korras armastame, ma siin praegu armastan, tead. Ei saa. Täna Susanna luges ette, et armastus on usu kaudu. Kui Jumal on armastus, usu läbi me saame üldse armastada kedagi teist. Teame väga hästi, enne kui meil Jeesust ei armastanud mitte kedagi, ma arvan, et me ei armastanud ise ennast ka. Mitte midagi me ei armastanud. Võib-olla mingisuguseid häid asju ja igasugused maailma asju me seal armastasime. See ei olnud ka armastus, see oli kiindumus, et ma tahan saada ja mina tahan ja niisugust asja. Aga Jumala juures, kui Jumala armastus tuleb, siis see kust tuleb, siis tuleb armastus ja lootus ja siis on nagu see asi korras. Aga jah, Jumal, kui tuleb, siis ta ei taha meid leida kortsuna, plekkidena või kuskil maailma paaliga magamas kuskil diskoteekides või kuskil pilkajate killas.
Seda ta tahab meid leida, et me oleksime tema sees puhtad ja veatud, keset rikutud sugupõlve. See on, sugupõlv on rikutud, Jumala vaim ise ütleb, et see on rikutud ja selle kogu selle asja sees, kus koos me elame, peame saama meie pühamaks. Ja tegelikult ütleb, Jumal annab hoogu juurde, kui keegi tahab rüvedaks saada, keegi on südames otsustanud, siis Jumal ütleb, mine ja saa veel rüve saagu veel rüvedamaks. Aga kui keegi tahab pühaks saada ja ütleb, et mina tahan saada pühaks ja kui see mõte juba on, et ma tahan kogu selle jama keskel tahan saada pühaks ja nagu Jumala sõna ütleb ka, saage pühaks preesterkonnaks, et ma ei taha seda jäledust. Tead, siis Jumal annab hoogu juurde. Sa ei pea midagi punitama. Ta kuuleb su südame ja sa ütled, sündigu nüüd, tead Margos, ja sündigu Andes ja sündigu siin kõigile, et tahtsid pühaks, saavadki pühaks. Ja siis Jumala vaim annab hoogu juurde ja saabki pühaks. Ja siis tuleb neil ka jänu Jumala sõna järgi. Siis lähed juba palvekambrist, palvetad paremaid palveid seal. Siis lähed seal, palvekambris on väga hea, kui eelmine kord oligi. Jumala vaim nagu andis, et need õiged palved tulevad palvekambrist. Seal sa ei saa uhke olla. Palvekambrist, kelle sa uhkustad iseendas. Seal sa ei saa seal kellegi näidata, et oi, küll ma nüüd palvetasin. Seal palvetad ja uks lukus ja seal tuleb sul see alandlik palve. Võib proovida, töötab ja sa ei saa seal kuidagi seal uhkustada. Seepärast ongi, ma sain nüüd aru, mille pärast on. Suure uks, muidu on sul palk käes, sa tahtsid seal palvetada teiste ees ja ajasid suure palve kool sul kokku, ise läksid sinna pulti ja palvetasid sul kõige ees 2 meetrit palvet seal ja siis oligi. Ja siis said kogu au ja võib-olla aplausi ka. Oi, küll oli hea palve. Ja arvates see läks üles. Mina ei usu, et see üles läks, seepärast, et Jumal ütleb, et mine palvekambrisse. Seal on väga selgelt öeldud, et neil on tõesti palk käes. Ja palvekambris ma mäletan ühte üleloomulikku saadet, kus oli kolm meest otsustasid, 3 alandlikku meest otsustasid, et see linn on niivõrd metsas ja see on sükkel Soodoma ja Gomorra, et siin tuleb praegu viha ja Jumala viha peale. Et meil on vaja siin praegu palvetada, et issanda meeleparanduse vaim tuleks siia peale. Nad palusid meeleparanduse vaimu, mitte raha ja lennukaid ja autosi, vaid meeleparanduse vaimu. Ja läksid 3 sinna palvetama, panid ööd ja päevad paastudes ja palvetasid seal. Ja siis vahepeal lihtsalt, seal on hästi, kohe video oli ka seal, vahepeal kardina võtsid eest ära, vaatasid, kas on tulnud? Ei ole. Palvetasid, panid kinni tagasi, palvetasid edasi ja oli 3 seal palvekambris ja keegi näinud seal. Ja nädal aega palvetasid ja siis laupäevane päev oli, tõusid siis põlvedelt seal üleni, palvemeelest seal ja tuikusid seal, tegid kardinal lahti ja vaatasid. Linn on põlvili maas. Vot seukene palve on ja see tuli meelepäranduse. Tänavate peal inimesed olid põlvil. See on väga hea saade, ma otsin selle üles, annan selle kellelegi, kes tahab vaadata. See ehitas niimoodi usu kohe üles, et kus kohast tegelikult tulevad need äratused. Kuskil keegi palvetab, kuskil on müüri paraos keegi ei tea, kelle nimigi on võib-olla. Ei tea, kas ta oli Maariga, oli Johannes. Keegi tea, mis ta nimi oli, aga võib-olla siis uhked võtavad, meie palvetasime, me tegime suure kontserdi, meie tegime. Ei, tegelikult hoopis üks väike, üks võib-olla memmekene oli seal palvekambris üleni pisarates ja palvetas selle meeleparanduse vaimu kohale. Tavaliselt on see niimoodi, ma usun seda niimoodi. Ja mina kutsun küll üles tegelikult. Ei pea keegi teadma, mis palvetame palvekambris, palvetame seal Eestimaale patu tundmist. Sellest hakkabki äratus pihta. Kõige raskem on see, kui tuleb äratus peale, patu tundmist ei ole, tuleb ainult eufooria. Kõigil on trillala, trallala, pärast, kui see ära kaob see hõng, siis on ikka kõik ühesugused. Täpselt ühesugused. Patt on alles jäänud. Korraks oli hea meel ja kõik ja siis läheb ikka samamoodi edasi. Kui sul tuleb ikkagi patu tundmine, nutt ja hala ja hakkad tunnistama patte, nii nagu äratused peavad hakkama pihta. See on hoopis teine heli, hoopis teine taevane heli. Et mina olen nagu, mul on näidatud seda äratust, või vaimu välja valamist, mis Eestimaale tuleb just niimoodi.
Et inimesed hakkasid patte kahetsema, mitte eufooritsema, et küll on nüüd hea, nii kõditunne tuli. Ei, patte kahetsema, hakkasid üksteisele kohe. Vanad testamendis ka on, kui nad piibli leidsid, tunnistasid nad üksteisele 3 tundi patte. Me oleme siin ka siis, kui issanda vaimeid kätte siin sai aastaid tagasi. Hakkasime tunnistama, 3 tundi läks ühe inimesega. Mõni ütleb, kui suured patused. Jah, seepärast, et kõik Jumala vaim tõi üles, igasugused patud. Pattu oli nii palju, ei olnud ainult üks patt. Ei ole nii, et ma olin patune. Patu nime Krister oli metsik. Me oleme igasugused patte teinud. Aga kui need on ära tunnistatud, on kohe hoopis teine tunne, vaat siis võid juba rõõmu tunda. Siis on see rõõm ja siis on see õige rõõm, siis ei ole see mingisugune mossitamise rõõm, vaid on õige sükene rõõmupisar tuleb, et miks nii vähe rõõmu, nagu see Toivo ütles. Ja et selles suhtes jah. Ja siis eelmine kord, kui ma rääkisin sellest rottidest laevas, vaata, et ma pean igaks juhuks mainima, et keegi on valesti aru saa. Et rotid lahkuvad laevalt, lihtsalt nad teavad, et kui laev läheb põhja. Ühesõnaga Rotary klubide asjad värgid, siis tuleb mingi katastroof, siis vaadad, kui hakkavad kurjad inimesed ära minema, siis läheb laev põhja. Aga vaimselt on asi teistmoodi. Vaimselt on niimoodi, et rotid ei taha laevu tulla. Seepärast, et see laev ei lähe põhja. Ja vaimselt on noa laev ja seal ei ole mingi suuri plakateid, tulge laeva. Seal on ma usun, et ükski metsloom ei saanud mingi reklaami. Metsas pandi reklaamid üles, hunt vaatas, see läbi laeva. Seal sai metsloom ka Jumala käsu laeva juurde tulla ja seal sisse kastuda. Ja Iir ja kes seal olid konnad, kõik läksid sisse, mingit reklaami ei olnud. Ja samamoodi läksid ka need õiged sinna sisse. Et need reklaamide taga ei ole, ma olen nii aru saanud, et ei ole seda õiget äratust, et sa reklaamid seal täitsa välja. See tegelikult Wesley äratus, kui ma sellest lugesin, siis Jumala vaim keelas reklaame panna. Ütles, mitte mingid reklaamidesi välja ei topi. Et ütles, ma ei tulegi üldse kohal. Püha vaimust ma ei tule üldse kohal. See raamat on meil siin pool on vist ära loetud. See on väga põnev, kuidas see Wesley äratus seal hakkas. Ja kuidas Jumala vaim pani terve saali piligraanselt laulma. Nendel, kellel häält ka ei olnud, varesest sai leoke. Kõik häältesse asjadesse ta pani absoluutne piligraanne eri tuli terves saalis. Võt see on nüüd Jumala vaimu, kui tema tuleb. Ei ole nii, et ainult Lutsifer oskab, tema oli ülistaja, tema oskab lühistada, tema teeb bändi. Ei ole, Jumal kui tuleb, teeb sellise bändi, et absoluutselt, veatult kõik helid paigas. Et niimoodi on Jumala, kui Jumal tuleb kohale. Ja tema tahab kohale tulla, siis tema on selline nagu noa laeva ajal. Kutsus metsas karud asjad kohale sinna laeva, samamoodi kutsub ka meid. Ja väga hästi teame, et meid on ju tõmmatud kuskile. Ei ole nii, et nüüd ma otsustasin, sind tõmmati, keegi sai Jumala juurde tulla, kui Jumal sind tõmba. Sind tõmmati ja ühel hetkel olid sa kuskil seal ja kuskil olid juba põlvili ja kuskil said juba päästepalve. Ja sind tõmmati ilma igasuguse reklaamiga kutseta. Et see ei ole nüüd kellegile ära panemine, et või nüüd ma tegin reklaami, vaata nüüd seal. Ei, me oleme tegelikult siuksed, et me ei saa olla mingisugused silmakirjalikud variserid, seepärast, et kui midagi ma näen ja ma midagi ütlen, siis ma pean selle välja ütlema. Ja see on lihtsalt see, ma ühtin selle arvamusega. Lihtsalt. Ma usun, et see John Wesley äratus oli niimoodi, nagu seal kirjutati ja ma nägin, see muster on väga õiglane muster. Sellest Jumala vaim kutsus ju ka sealt holokaustist, kui tuli peale, kutsus oma rahva sealt välja. Ta kutsus välja, aga nad ei läinud, seepärast, et hoidsid oma äridest kinni. No selle holokausti asja seal käisime seal koha peal ka. Oli vaja äridest kinni hoida, suured ärid Saksamaal ja see läkski maksma, et lõpetasid ahjus ja äris ka ilma.
Aga issanda kutse oli juba 10 aastat, tulge mu rahvast temast välja. Et meile öeldakse ette, kui me Jeesust armastame, öeldakse ette, tulge välja ja siis sa pead otsustama, et tuleb minema. Kui see läheb käide Jumala kättemaksupäev, seepärast see niikuinii tuleb, ilmutuse raamat niikuinii tuleb, pitserid niikuinii avatakse. Ja tal, kes on Jeesus Kristus, avab need pitserid. Kuradit ei näe me seal kuskil. Jeesus on see, kes maksab kätte õelatele. No meil on vaja psalm 1 lugeda nagu hommikul kohe, kui nagu lahti teleka tegin. Siin Teekel luges kohe psalm 1 kohe kosutavalt ette. Ei käi pilkajate killas, istu paganate killas, sul on hea meel Jumala seadusest, uurita seadus ööd ja päevad, siis oled see puu juba. Tahad olla puu, mis on vee ääres ja lehti annavad omal ajal. Ja seal on juba head tõotused, kõik, mis sa teed, läheb sul korda ja seal on selgelt, õelad nõnda ei ole õelatel, sest nad on nagu aganad, mida tuul edasi puhub ja nõnda ei jää õelad püsima kohtus. Kohtupäev tuleb, nad ei jää seal püsima. Nad ei saa seal õigustada, oi ma ikka olin, ma tegin ikkagi midagi head ka. Ei jää püsima kohtus ja patused õigete koguduses. Patune ei jää kuskil, kui inimene sallib pattu, siis ta ühel hetkel, mida rohkem pühamaks kogudus saab, seda patul vähem ruumi on, seepärast, et patt hakkab sünagoogis kisendama. Seepärast, kui Jeesus tuli täis armu ja tõde, siis hakkas ju sünagoogis kohe lai kisa lahti ja teemaid hakkasid lõugama. Et kui kuskil kogudustes hakkavad teemaid oma häält tegema, siis on Jumal kohal. Et me ootame seda, et las terve kirik lõuga. Las lõugavad välja, seepärast, et tulevad lõuates välja ja köhivad ja läkastavad. Ja ise ka läkastame, on endal elukas sees, läkastame välja ja saame puhtaks. Nii jah, et selline oli ka minu väike. Jah, vaevast saab lahti ju. See on poole parem olla kibedusest näiteks. Oled seal kibedusest täis, see on sul silmad augus, seal käid ringi ja see kibedus on ole veel selline ka, et see võib sulle sellise vaeva tuua, et sa oled vaevatud ja sa ei taha vaata sellest lahti ka saada. Ja siis sa oled lihtsalt seal vaevatud, sa oled seal vaevade all ja ometi on sul lahendus olemas, ajasi korda on ja sa saad ketist lahti. Nii kui sa korda asja ajad, mõnda asja ei saagi korda ajada. Seepärast, et mõni asi on manipulatsioon. Teeme nii, et mul oleks õigus. See ei ole mingisugune korda ajamine. Ahel on niimoodi kibedust lahti, andestamatus ära, lõikad ära ja ütled, nagu Zapavarov seal ütles, et head teed sulle sinu usu teel. Sa ei pea sellepärast minema kellegi mõtteviisiga kaasa. Meil on siin ju erinevad mõtteviisid. Ühed arvavad, et on 2 ainsus, ei olegi 3 ainsus. Ma ei lähe sellega kaasa, aga sellepärast ma ei hakka inimese peale kibestama. Olgu sinul siis 2, mul on 3, mul on 1 rohkem. Aga sellepärast ei hakka ju kibestuma siin ja ma ei tea, mis asja ajam. Aga kindlasti ka ühe laua taga ei saa istuda, seepärast, et seal on ikka siuke õpetus, aga soovid talle head, et tuleb tõe tundmisele, kui sa siis aru saad, et neil on 3 isa, poeg ja püha vaim. Vanas testamendis on isegi Jumal ütleb seal, mina olen. 1, 2, 3. Ilusti. Mina olen. Ja 3 ainsust vaadata siis, see on siuke raske teema, aga see tuleb nii selgelt välja seal, et seal ei ole mitte mingisugust nagu mõtteainetki tule, kui keegi oskab ära seletada seal. Jah, aga tänu issandale selle kõige eest ja isa me kiidame, ülistame ja me võime panna korralduse kokku, võime laulda, et laseme, laulame, rullkiri lahti.